Miks ülitundlikkus ei ole ainult kingitus? Et ühest küljest jah, ülitundlikkus tõesti on tegelikult kingitus, aga mitte ainult. See on justkui nagu pooltõde ja kui tõest on pool osa puudu, siis tegelikult see ei ole ikkagi päris tõde. Kui sa keskendud ainult sellele, et see sinu tundlik pool või sinu selline õrn, peenekoeline tundlikkus on ainult kingitus, siis tegelikult sa ei kasuta võib-olla oma täit potentsiaali ära. Ja mis on see ülejäänud pool siis, mida tasuks meeles pidada? Teine pool on see, et see ei ole ainult kingitus, mis on sulle antud, sest et see oled sina ise, sest et see kingitus tegelikult oled sina ise. See ei ole kusagilt väljast sulle tulnud ja kindlasti see ei ole siin nii-öelda maa peal sulle antud, et kui sa oled ülitundlik, kui sa oled palju õrnema peenenergeetilise olemusega, siis sa oled tõepoolest teistsugune, aga see ei ole sulle kellegi poolt antud, sest kingitus on justkui see, et keegi annab sulle midagi head. Et sa justkui võtad midagi vastu kellegi teise poolt. Aga ülitundlikkus ei ole mitte kingitus, vaid see on sinu puhas olemus, see oled sina ise. See on ühtlasi sinu tugevus, see on ühtlasi sinu jõud. See oledki sina ise. See ei ole sulle kusagilt väljast tulnud. See on sinu enda olemas, mida sa oled siia kaasa võtnud. See ei ole sulle antud, see on sinu enda oma. Sa oled koos sellega siia tulnud, aga jah, et ära võta seda ainult kui kingitust, vaid teadvusta, et sina ise oledki see. Sina ise oledki see imeline olend. Sina ise oledki see kingitus. Sa oled kingitus maailmale. Sa saad jagada enda olemust, enda puhast olekut maailmale ja see on kingitus. Ja see on sinu tugevus ja ühtlasi ka sinu jõud, kui sa oskad seda õigesti kasutada.